Sangastesse ja mis paljudele esimese asjana Sangastega meenub, on kindlasti Sangaste loss. Kuid mida paljud ei tea, on see, et siin on ka uudne elamuskeskus, mida me ka kohe praegu nüüd uudistama läheme. Me istume siin praegu ühes väga mugavas autos, meil ei ole turvavöösid ega mitte midagi ja natukene nagu tunduks, nagu me oleks ajast tagasi läinud, aga tegelikult ju ei ole. Kus me oleme? No võib öelda, et me nagu natukene justkui oleme ajast tagasi läinud. Me praegu oleme tegelikult elamuskeskuses ja just nimelt Ringtallis. Meil siin Sangaste mõisas on 2 uhket hoonet. Üks neist, mida te nägite, millest oli võimatu mööda minna, oli kahtlemata loss ise, eks ole. Ja teine hoone, kus me praegu siin ka autos istume, ongi elamuskeskus. Ja me sõidame siin vanaaegsetel teedel. Me just nimelt oleme autos, me saame päriselt sõita, saame ka signaali lasta. Et see ongi siis võib-olla selline kärbse ja sääse kaitse, et ikka silmad pärast sõitu veel terved oleksid. Ja täpselt nii oli. Et tegelikult meil ju Rukkigraaf, ja lapsel mitu nime, eks ole, Rukkigraaf, Graaf Berg, et tema oli ju meil teada-tuntud ka nii-öeldes rallisõitja, omal ajal rallisõitja. Ja nii ka tema pojad. Ja Sangaste mõisas oli väga palju ralliautosid ja tänu sellele tegelikult on ka see eksponaat siinsamas. Et meil on nagu ajaloohuvilistele ja pidudele meil on küll ja küll pakkuda, aga nüüd oleks vaja ka peret siia meelitada ja ma arvan, et see elamuskeskus kahtlemata seda teeb. Kui tulevad vanemad oma lastega, siis ma ütlen alati vanematele, et ärge nüüd oma võsukest keelake, et käed ruttu taskust välja ja las nad lustivad, sest see päriselt on lustimiskeskus, käed jalad külge. Aga toosid elamuskeskusest midagi sellist esile, mida peaks ikka oma käega ära katsuma? Oi, see on keeruline küsimus, kui on üle 50 eksponaadi, aga autoga sõit kahtlemata. Pange prillid ette, kaabu pähe sall kaela, minge autoga sõitma. Vanemad, vanaisad, näidake päriselt oma võsukestele, kuidas lehma lüpsmine käib. Need on sellist 2 põhieksponaati, mida ma alati soovitan tulla proovima. Mis on see asi, mida kõik Eesti inimesed võiksid Sangaste mõisa kohta teada? Kahtlemata Rukkigraafist. See on ju leiva sünnikodu, see on see number 1 asi. Ja kuna Graaf Berg oli ikkagi meil nõnda fantastiline mees, kellel olid fantastilised ideed, siis võibki selle märksõna meelde jätta, et kui te siia tulete, siis siin ei ole ainult loss, siin nagu päriselt on midagi veel. Meil hoiab muidugi terava pilku Muinsuskaitseamet peal. Ja kuna me veekeskus siia sellesse hoonesse ei saanud teha, siis me otsustasime, et me teeme siis midagi hoopis teistsugust. Et Tartus on küll ja küll, mida teha lastel, eks ole, aga siis me hakkasimegi mõtlema, et siin Valgamaa metsade vahel just nagu ei ole, eks ole. Et tahaks midagi, kus nad saavad nagu päriselt ka teha, mitte ainult käed selja taga ringi jalutada ja vaadata. Sa mainisid, et sellesse hoonesse veel veekeskus teha ei saanud, aga kas veekeskus siis tuleb kuskile? Ma võin saladuskattal öelda, et tuleb ära teistele räägi, aga seda on tõepoolest oodata, et jälgige meie sotsiaalmeediakanaleid.